Oleme siin kinni püüdnud kaks noorteansambli Trifoori liiget. Et rääkige siis mitmendat korda teie siin Viljandi Folgil tänavu esinete? Kokku on tegelikult 3. kord, aga suurel laval on 2. kord. Nii et me oleme juba, lava hakkab meile soojaks saama siin Folgi laval. Ja, tegelikult läheb kuumaks juba läheb. Kütab. Ma vaatasingi, et ega te ju alustasitegi oma tegevust 3 aastat tagasi põhimõtteliselt, nii et siis ikkagi otse kohe siin Folgi lavadele. Jah, nii on jah. Meil ei olnud midagi oodata, hakkasime kohe kütma. Ega siin Viljandis muud moodi ei saagi. Sa saad kohe Folgile ja siis juba see muusika hakkab rulluma. Aga kuidas siis see esinemiskogemus on siin aastate jooksul muutunud, et kas muutute kuidagi ise julgemaks, hakkate publikuga rohkem suhtlema? Publikuga me oleme kogu aeg suhelnud, ma arvan, aga just ise julgemaks, enesekindlamaks ja rohkem ikka jalaga uks lahti, et me lihtsalt möllame ja vaibime ise, et endale meeldib muusikat teha ja õnneks meeldib teistele kuulata ka, nii et. Ja võrreldes eelmise aastaga, ma arvan, me täidame seda suurt lava veel palju paremini. Nõus. Aga no kutsute ennast ka setode kurjadeks kaksikõdedeks ja teil oli nendega... Nemad kutsuvad meid niimoodi. Meie ei ole seda nime endale andnud, nemad ise andsid. Aga no saate vist päris hästi läbi arvestades, et teil oli ju nendega koos ka just tuur, et mis emotsioonid sellest jäid? Väga toredad. Toredad poisid võtsid ilusti meid kampa ja väga armsad sidem, nagu õed ja vennad või siuke. Me saime aru, et meil on väga palju ühist tegelikult. Ja. Humorisoon ja. Ja vanema õe ja vanema venna ja noorema õe suhe nagu. Väga nunnu ja see see oli meile esimene selline tuurikogemus ka nendega. Et me oleme väga tänulikud, et nad meile selle andsid. Ja. Aga kas võiks siis tulevikus ka ühisloomingut oodata? Miks mitte? Absoluutselt. Väga tore oleks. Teeme ära. Aga no rääkides täpsemalt siis nagu teie bändi kohta, siis te olete ikkagi, no ma ei saa enam öelda küll sellised noored ja rohelised, ega ikkagi nagu küllaltki uued tegijad, et mis on võib-olla mingid asjad, mida inimesed teie bändi kui koosluse kohta võib-olla ei tea, mis ei tule niimoodi lava peal välja alati? No see võib-olla lihtsalt, see on kõige klassikalisem asi, et me oleme sõbrad nagu, et see ei ole ainult see, et me teeme bändi, vaid me oleme päriselt sõbrad ka. Ja et tegelikult võib-olla nagu see on huvitav teada, et 2 liiget bändist päriselt õpivad pärimusmuusika eriala ja ülejäänud on nagu rohkem popi ja rütmi ja džässi eriala peal, et seda 2 maailma niimoodi kokku pannes sünnibki see meie asi. Ja. Aga keda te ise siin tänavu aasta kuulama tulite? Mina täiega olen oodanud Zavose Queensi kontsertit, kes on Tansaaniast kohale tulnud. Ma olen nende kohta hästi palju kuulnud sellel aastal. Nad olid Vomexil ehk World Music Expo'l mega küte ja uus plahvatus. Neid ma väga ootan ja mina ootan ka väga Grupa kontserdi, kes on legendaarsed Rootsi muusikud, kellega meil oli õnn olla Ruhnu saarel koos nädal aega Martaga ja me õppisime nendelt lugusid, et see on nagu täiesti hästi, nagu väga maagiline festival sellel aastal. Mina täiega ootan ka Grupa kontserti, ma arvan, et see tuleb üks äge elamus. Ja muidugi, kuna me eile neid ei näinud, siis nad olid täpselt enne meie kontserti, siis tahaks Kangari ka ära näha ja nad on homme vist, lihtsalt nad on õhtusumal ajal ja siis ma arvan, see on ägedam ja tulisem. Me läheme rokkima sinna. Aga no ma arvan, et võin julgelt öelda, et isegi kui te ei oleks siin esinemas, tuleksite vist ise siia niisama festivalile ka nautlema. Loomulikult, see on aasta tippsündumus. Ja see on, nagu Emma alati ütleb, et head uut aastat inimestele Folgil. Sest see on nagu uus aastaring. Just. Nii et elu käib Folgi rütmis? Absoluutselt. Aga vaadates natuke tuleviku poole, siis mis teil bändiga edasised plaanid on? Millal tuleb uut muusikat? On mingid unistused? Sügisel tuleb uut muusikat, mida me juba mängisime ka laval. Üks uus lugu on plaanis ära salvestada ja siis vaikselt uut materjali teha. Nagu meil üks suur Folgi ja meie fänn ütles, et järgmiseks aastaks on vaja vähemalt 7 uust lugu. Just.
tema on meid algusest peale kuulanud ja tal on uut materjali juba vaja. Nõudlus on väga suur. nõudlus on väga suur ja me peame sellele siis andma hagu. Me peame hakkama panustama nende nõudlusesse. jah, just. no äkki räägime siis siin järgmine aasta samal ajal ja 7 uut lugu on juba soojas. Vaatame, äkki tõesti. album ja Uus uusi album. lugusid.